Detsembris 1988 aastal, kui Eesti Rahvarinde aktivistid tungisid kommunistliku partei keskkomitee arhiivi, leidsid nad midagi, mida ei oleks pidanud kunagi olema. Salajased telefonogrammi koopiad, milles Eesti kõrgeim juht palus Moskvalt tanke Tallinna tänavatele. Vestlused, kus ta nimetas oma rahvast natsionalistlikuks elemendiks, mis tuleb likvideerida. Ja kõige šokeerivam isiklik päevik, milles ta kirjutas, need inimesed ei saa aru, et nad pole eestlased. Nad on lihtsalt Vene impeeriumi provints, kes unustas oma koha. Aga kohe pärast seda, kui need dokumendid leiti, kadusid nad jäljetult. Kes need võttis? Ja mis veel olulisem, mida täpselt need salvestused varjasid? Miks mees, kes oli sündinud Siberis ja rääkis eesti keelt vene aktsendiga, uskus, et tal on õigus otsustada terve rahva saatuse üle? Ja kuidas see võõras, keda kutsuti Jarl Vaino, tema kummalise häälduse tõttu, suutis 10 aastat hoida võimul rahvast, kes teda vihas? See lugu algab mitte Tallinnas, vaid tuhandete kilomeetrite kaugusel Tomski oblastis, kus 1923. aastal sündis poiss, kes oli saatusega määratud muutuma üheks vihatud meheks Eesti ajaloos. Karl Genrichovitš Vaino kasvas üles peres, kus eesti keel oli kodune, aga ümbritsev maailm oli täielikult vene. Tema vanemad olid need eestlased, kes olid Siberisse sattunud juba enne revolutsiooni, otsides paremat elu Venemaa lõpututes avartes. Aga Karl ei kasvanud üles Eesti kultuuris. Ta kasvas üles Nõukogude süsteemis, kus lojaalsus parteile oli ainus tõeline väärtus. Tema lapsepõlv möödus ajal, mil Stalini terror haaras kogu riiki ja noormees Karl õppis kiiresti peamist õppetundi. Ellujäämiseks pead olema süsteemi osa, mitte selle vastu. Ta astus partei ridadesse varakult ja tema karjäär algas sõjaväes, kus ta teenis Teise maailmasõja ajal. Pärast sõda, kui tuhanded eestlased olid kas hukatud, küüditatud või põgenenud läände, tuli Karl Vaino Eestisse, maale, mida ta pidas oma kodumaaks, kuigi ta polnud seal kunagi elanud. Aga Eesti, kuhu ta saabus, ei olnud see Eesti, mida ta ootas. See oli maa, mis oli just kaotanud oma iseseisvuse, maa, kus inimesed mäletasid veel vabadust ja vihkasid okupatsiooni. Karl Vaino ei saanud sellest aru. Tema jaoks oli Nõukogude Liit vabastaja, mitte okupant. Tema jaoks olid need, kes rääkisid iseseisvusest, natsionalistid ja rahvavaenlased. Ja kui ta alustas oma tööd Tallinna linnakomitees, nägi ta oma missiooni selgelt, muuta Eesti tavaliseks Nõukogude oblastiks, kus vene keel on peamine, kus rahvuslik identiteet on unustatud ja kus kõik teenivad ühte eesmärki: Moskva võimu tugevdamist. Tema kolleegid mäletavad, kuidas ta rääkis eesti keelt kohmakalt, segades sõnu ja kasutades vene grammatikat. Inimesed naersid tema üle selja taga, kutsudes teda Jarl Vaino, nagu ta oleks mingi võõras prints, kes oli tulnud vallutama nende maad. Aga Karl ei hoolinud. Ta teadis, et tal on Moskva toetus ja see oli ainus asi, mis tähendas. Aastad möödusid ja Karl Vaino tõusis partei hierarhias üha kõrgemale. Ta oli lojaalne, ta oli distsiplineeritud ja ta ei küsinud kunagi küsimusi. Kui Moskva käskis, ta täitis. Kui keegi julges kahelda, ta raporteeris. Tema maine kasvas kui mehe, kes ei tee kompromisse, kes ei lase natsionalistlikel elementidel oma tööd segada. Ja siis 26. juulil 1978 aastal tuli hetk, mida ta oli oodanud kogu oma elu. Johannes Käbin, kes oli olnud Eesti Kommunistliku partei esimene sekretär juba aastaid, läks pensionile ja Moskva valis tema asemele Karl Vaino. See oli võit. See oli tunnustus. Aga see oli ka algus lõpule. Sest Karl Vaino ei saanud aru, et Eesti, mida ta nüüd juhtis, oli muutumas. Inimesed ei olnud enam vait. Nad mäletasid oma ajalugu, nad mäletasid oma keelt ja nad olid valmis võitlema. Esimesed aastad tema võimul möödusid suhteliselt rahulikult. Karl Vaino jätkas poliitikat, mida oli alustanud Käbin: vene keele propageerimine, eesti kultuuri marginaliseerimine ja Moskva direktiivide täpne täitmine. Aga ta läks kaugemale. Ta suurendas vene keele tundide arvu koolides, nõudes, et Eesti lapsed peaksid õppima vene keelt juba esimesest klassist. Ta tõi Eestisse tuhandeid vene töölisi, kes said kortereid ja töökohti, samal ajal kui eestlased pidid ootama aastaid. Ta muutis Tallinna üha venepärasemaks ja paljud eestlased tundsid, et nad on muutumas võõraks oma maal. Aga Karl Vaino ei näinud selles probleemi. Tema jaoks oli see progress. Tema jaoks oli see rahvaste sõpruse tugevdamine.
Ja kui keegi julges protestida, oli vastus alati sama: natsionalism on Nõukogude rahva vaenlane. Aga siis, 80ndatel aastatel, hakkas midagi muutuma. Moskvas tuli võimule Mihhail Gorbatšov, kes rääkis glasnostist ja perestroikast. Inimesed hakkasid rääkima vabamalt, ajakirjandus julges kriitilisemalt kirjutada ja Eestis hakkas kasvama liikumine, mis nõudis rohkem autonoomiat, rohkem vabadust, rohkem õigust olla eestlane. Karl Vaino ei saanud sellest aru. Tema jaoks oli see ohtlik, see oli vastuvõetamatu, see oli reetmine. Ja siis tuli fosforiidisõda, hetk, mis muutis kõike. Moskva plaanis avada Eestis tohutuid fosforiidikaevandusi, mis oleksid hävitanud loodust, toonud veel rohkem vene töölisi ja muutnud Eesti lõplikult Vene provintsiks. Aga eestlased ütlesid ei. Esimest korda pärast okupatsiooni algust julgesid tuhanded inimesed välja tulla ja protestida. Nad kirjutasid kirju, nad korraldasid koosolekuid, nad nõudsid, et nende häält kuuldaks. Ja Karl Vaino. Ta nimetas neid natsionalistideks ja provokaatoriteks. Ta üritas neid vaigistada, ta ähvardas repressioonidega, ta raporteeris Moskvale, et Eestis on kontrrevolutsiooniline olukord. Aga inimesed ei vaibunud. Nad jätkasid. Ja siis, 1988. aastal, toimus midagi, mida Karl Vaino ei oleks kunagi osanud ette kujutada. Lauluväljakule kogunes 100 000 inimest, see oli laulev revolutsioon, hetk, mil Eesti rahvas ütles valjult, et nad tahavad vabadust. Karl Vaino seisis oma kabinetis, vaadates aknast välja, ja esimest korda oma elus tundis ta hirmu. Ta mõistis, et ta on kaotamas kontrolli. Ta mõistis, et Moskva ei pruugi enam teda toetada. Ja siis ta tegi midagi, mis jääb ajalukku kui tema suurim viga. Ta helistas Moskvasse ja palus tanke. Ta palus sõjaväge. Ta palus, et need natsionalistid vaigistataks jõuga. Aga Gorbatšov ütles ei. Moskva ei saatnud tanke. Ja 16. juunil 1988. aastal eemaldati Karl Vaino ametist. Mees, kes oli olnud Eesti kõrgeim juht 10 aastat, oli nüüd lihtsalt endine parteilane, keda keegi ei vajanud. Aga mis juhtus pärast seda? Kuhu läks Karl Vaino? Miks ta ei jäänud Eestisse? Ja mis kõige olulisem, mida ta tundis, kui ta mõistis, et rahvas, keda ta oli püüdnud kasvatada, oli tema vastu pöördunud? Need küsimused jäävad õhku rippuma, aga vastused on palju keerulisemad, kui keegi oleks osanud arvata. Pärast seda, kui Karl Vaino eemaldati ametist, oli ta mees ilma kodumaata. Eestis teda ei tahetud, ta oli sümbol kõigest, mida inimesed vihkasid, okupatsioonist, venestamisest, rahvusliku identiteedi mahasurumisest. Moskvas ta oli lihtsalt veel üks ebaõnnestunud parteilane, kes ei suutnud hoida kontrolli mässulise vabariigi üle. Aga Karl Vaino ei lahkunud vaikselt. Ta ei tunnistanud kunagi, et ta oleks teinud midagi valesti. Tema jaoks oli probleem eestlastes, mitte tema poliitikas. Tema jaoks olid need, kes nõudsid vabadust, petturid ja läänemeelsed elemendid, kes olid unustanud, mida Nõukogude Liit oli neile andnud. Ja kui ta lõpuks lahkus Tallinnast, ei olnud see vabatahtlik lahkumine, see oli põgenemine. Ta teadis, et kui ta jääb, võivad inimesed teda süüdistada, võivad teda kohtu alla anda, võivad teda alandada. Ja Karl Vaino, mees, kes oli kogu oma elu olnud võimul, ei suutnud taluda mõtet, et ta võiks olla nõrk. Ta kolis Moskvasse, linna, kus ta oli alati tundnud end koduselt. Seal ta elas järgmised 34 aastat, vaikses korteris, kaugel avalikkuse pilkudest. Tema nimi kadus ajalehtedest, tema nägu kadus ekraanidelt ja enamik eestlasi unustas ta. Aga need, kes mäletasid, ei andnud andeks. Kui Eesti taasiseseisvus, kui Nõukogude süsteem kokku varises, kui arhiivid avati ja inimesed nägid dokumente, mis näitasid, kuidas Karl Vaino oli raporteerinud Moskvale, kuidas ta oli nõudnud repressioone, kuidas ta oli püüdnud hävitada Eesti kultuuri, siis muutus tema nimi sünonüümiks reetmisele. Aga Karl Vaino ise ei kahetsenud kunagi. Intervjuudes, mida ta andis Vene ajakirjanikele, kordas ta ikka ja jälle sama: ma tegin oma tööd. Ma olin lojaalne Nõukogude Liidule. Ja kui eestlased ei mõistnud seda, siis see on nende probleem, mitte minu. Aga oli üks asi, mida Karl Vaino ei rääkinud kunagi avalikult. Üks asi, mis jäi tema isiklikuks saladuseks kuni surmani. Ja see saladus puudutab viimast nädalat enne tema ametist eemaldamist. Sest oli üks öö, kui tema kabinetti tuli keegi, keda ei olnud üheski ametlikus protokollis.
Keegi, kes saabus salaja, kes rääkis temaga tund aega ja kes lahkus ilma, et keegi oleks teda näinud. Tunnistajad, kes töötasid sel ajal Keskkomitee hoones, mäletavad, et pärast seda kohtumist tuli Karl Vaino oma kabinetist välja kahvatu nagu surnud. Ta ei rääkinud kellegagi, ta ei vaadanud kellelegi otsa ja ta läks otse koju. Kes oli see mees? Kas ta oli KGB agent, kes tuli hoiatama, et Moskva on otsustanud ta ohverdada? Kas ta oli Gorbatšovi saadik, kes tuli ütlema, et tema aeg on läbi? Või oli ta keegi hoopis võimsam, keegi, kes teadis saladusi, mida isegi Karl Vaino ei tahtnud mäletada? See küsimus jääb vastuseta, aga üks asi on kindel, pärast seda ööd muutus Karl Vaino. Ta muutus ettevaatlikumaks, paranoidilisemaks ja ta hakkas vahetama oma isiklikku kaitset. Ta hakkas usaldusmeheks võtma ainult neid, kes olid temaga töötanud juba aastaid ja ta keeldus kohtumast inimestega, keda ta ei tundnud isiklikult. Miks? Mida talle öeldi sel ööl? Ja kas see kohtumine oli põhjus, miks ta ei võidelnud oma ametikoha eest, vaid lihtsalt aktsepteeris oma saatust ja lahkus? Aga oli veel üks saladus, mis tuli välja alles pärast tema surma. Kui Karl Vaino suri 12. veebruaril 2022. aastal Moskvas, leiti tema korterist väike märkmik, mille ta oli hoidnud lukustatud sahtlis. Selles märkmikus olid nimed, 15 nime. Eesti parteitegelased, kes olid töötanud tema ajal. Aga need ei olnud lihtsalt nimed. Iga nime kõrval oli märkus, likvideerida, eemaldada, jälgida. See oli nimekiri inimestest, keda Karl Vaino pidas ohtlikuks. Inimestest, kes tema arvates olid natsionalistid või ebausaldatavad elemendid. Ja kõige šokeerivam oli see, et mõned neist nimedest olid inimesed, kes olid tema enda kolleegid, inimesed, kes olid istunud temaga samas kabinetis, kes olid naeratanud talle ja kinnitanud oma lojaalsust. Aga Karl Vaino ei usaldanud kedagi. Tema maailmas oli igaüks potentsiaalne vaenlane ja ainus viis ellujäämiseks oli olla esimene, kes lööb. Kas see nimekiri oli põhjus, miks mõned tema kolleegid pöördusid tema vastu? Kas nad nägid seda nimekirja? Kas keegi neist sai teada, et Karl Vaino plaanib neid eemaldada? Ja kas see oli põhjus, miks nad otsustasid teda mitte toetada, kui Moskva küsis, kas ta peaks jääma ametisse? Need küsimused jäävad vastuseta, aga üks asi on selge, Karl Vaino oli mees, kes elas pidevas hirmutundes. Ta kartis oma rahvast, ta kartis oma kolleege ja lõpuks kartis ta isegi Moskvat, võimu, millele ta oli pühendanud kogu oma elu. Aga miks ta ei lahkunud varem? Miks ta ei näinud, et tema poliitika viib katastroofi? Vastus on lihtne, sest Karl Vaino uskus siiralt, et ta teeb õiget asja. Ta uskus, et eestlased on eksiteel, et nad on lääne propaganda, ohvrid ja et tema kohus on neid päästa. Tema maailmapildis oli Nõukogude Liit suurim saavutus inimkonna ajaloos ja igaüks, kes seda ei mõistnud, oli lihtsalt ignorant või vaenlane. See oli tema tragöödia, ta ei olnud lihtsalt kuri mees, kes tahtis hävitada Eestit. Ta oli mees, kes uskus, et ta päästab Eestit. Ja see usk tegi temast palju ohtlikuma, kui ükski tahtlik kurjategija oleks võinud olla. Aga Karl Vaino lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu süsteemist, mis lõi selliseid mehi. Süsteemist, kus lojaalsus oli olulisem kui tõde, kus võim oli olulisem kui õiglus ja kus inimesed olid lihtsalt numbrid statistikas. Karl Vaino oli selle süsteemi toode ja tema saatus oli selle süsteemi saatus. Aga enne, kui me jõuame tema lõpuni, peame mõistma, kuidas ta jõudis sinna, kus ta oli. Peame mõistma, mis juhtus neil aastatel, kui ta oli võimul ja kuidas tema otsused mõjutasid tuhandete inimeste elusid. Üks asi, mida vähe räägitakse, on Karl Vaino isiklik elu. Ta oli abielus, tal olid lapsed ja ta elas näiliselt tavalist parteilase elu. Aga need, kes teda tundsid isiklikult, räägivad, et ta oli kodus hoopis teistsugune mees. Ta oli vaikne, ta oli distantseeritud ja ta rääkis harva oma tööst. Tema naine ütles kord intervjuus, et Karl ei toonud kunagi tööd koju. Ta ei rääkinud poliitikas, ta ei rääkinud probleemidest ja ta ei jaganud kunagi oma muresid. Ta oli nagu kaks erinevat inimest, avalik Karl Vaino, kes oli karm ja kompromissitu parteilane, ja privaatne Karl, kes oli lihtsalt väsinud mees, kes tahtis rahu. Aga see rahu ei tulnud kunagi. Sest isegi kodus, isegi oma pere keskel, elas Karl Vaino pidevas pinges. Ta teadis, et tema positsioon on habras, et Moskva võib teda igal hetkel asendada ja et tema, natsionalistlikud, vaenlased ootavad ainult võimalust teda kukutada.
Ja see paranoiline tunne kasvas iga aastaga. 80ndatel aastatel, kui glasnost ja perestroika hakkasid muutma Nõukogude Liitu, tundis Karl Vaino, et maailm libiseb tema kontrolli alt välja. Ta nägi, kuidas teised vabariigid hakkasid nõudma rohkem autonoomiat, kuidas Balti riikides kasvas rahvuslik liikumine ja kuidas isegi Moskva hakkas rääkima reformidest ja demokraatiast. Tema jaoks olid need sõnad ohtlikud, need olid süsteemi lõhkumise algus ja ta teadis, et kui ta ei tegutse, kaotab ta kõik. Ja siis tuli fosforiidisõda, hetk, mis muutis kõike. See ei olnud lihtsalt keskkonnaalane vaidlus. See oli sümboliline lahing Eesti tuleviku pärast. Moskva tahtis fosforiidikaevandusi, sest need tooksid raha, tooksid töökohti ja tooksid veel rohkem vene töölisi Eestisse. Karl Vaino toetas seda plaani täielikult, sest tema jaoks oli see viis tugevdada Moskva kontrolli ja nõrgestada natsionalistlikke elemente. Aga eestlased nägid seda teisiti. Nad nägid seda kui viimast katset hävitada nende maa, nende loodus ja nende identiteet. Ja esimest korda pärast okupatsiooni algust julgesid nad öelda ei. Protestid algasid väikeselt, mõned kirjad ajakirjanduses, mõned koosolekud intellektuaalide seas. Aga siis see kasvas. Tuhanded inimesed kirjutasid alla petitsioonidele, kümneid tuhandeid tuli tänavatele ja esimest korda pärast aastakümneid tundis Karl Vaino, et ta kaotab kontrolli. Ta üritas protestijaid vaigistada. Ta käskis ajakirjandusel mitte kirjutada, ta käskis politseile koosolekuid laiali ajada, ta ähvardas repressioonidega. Aga midagi oli muutunud. Inimesed ei kartnud enam. Nad olid näinud, et Moskva ei ole enam nii võimas, kui ta kunagi oli. Nad olid näinud, et Gorbatšov ei saada tanke igale poole, kus keegi protestib. Ja nad mõistsid, et kui nad jäävad vait, kaotavad nad kõik. Karl Vaino raporteeris Moskvale, et Eestis on kontrrevolutsiooniline olukord. Ta kirjutas, et natsionalistlikud elemendid üritavad destabiliseerida Nõukogude võimu. Ta palus luba kasutada jõudu. Aga Moskva ei vastanud kohe. Gorbatšov oli hõivatud teiste probleemidega, Afganistan, majandus, sisemised reformid. Ja Karl Vaino jäi üksi, oodates vastust, mis ei tulnud. Ja siis 1988 aastal toimus laulev revolutsioon. 100 000 inimest lauluväljakul, laulmas Eesti laule, lehvitamas Eesti lippe, nõudmas vabadust. Karl Vaino seisis oma kabinetis, vaadates aknast välja ja ta mõistis, et see on lõpp. Ta helistas Moskvasse ja palus tanke. Aga Gorbatšov ütles ei. Ja 16. juunil 1988 aastal eemaldati Karl Vaino ametist. Aga mis juhtus pärast seda? Kuidas Karl Vaino elas oma viimased 34 aastat? Ja mida ta tundis, kui ta vaatas, kuidas Nõukogude Liit kokku varises, kuidas Eesti sai iseseisvaks ja kuidas kõik, mille nimel ta oli töötanud, kadus ajalukku? Need küsimused viivad meid tema viimaste aastate juurde, aastate, mis olid täis vaikust, isolatsiooni ja võib-olla ka kahetsust. Aga kas Karl Vaino kahetses kunagi? Kas ta mõistis kunagi, et tema poliitika oli vale? Või suri ta uskudes, et ta oli õigel poolel ja et ajalugu lihtsalt ei mõistnud teda? Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee instruktor, kelle käed värisevad siiani 36 aasta järel. Mees, kes istus Karl Vaino kabinetist vaid 2 ukse kaugusel, kes nägi dokumente, mida ei pidanud keegi nägema, ja kes kuulis vestlusi, mis olid mõeldud jääma igaveseks saladuseks. Esimest korda pärast aastakümneid nõustub ta rääkima kaameratele ja see, mida ta meile ütleb, muudab kõike, mida arvate end teadvat Karl Vaino viimaste kuude kohta võimul. Sest see mees teab midagi, mida meie ei tea. Ta oli seal, kui Karl Vaino sai teada, et Moskva on teda juba maha kandnud. Ta oli seal, kui esimene sekretär mõistis, et tema lojaalsus ei tähenda enam midagi. Ja ta oli seal, kui Karl Vaino tegi otsuse, mis võis muuta Eesti ajaloo hoopis teistsuguseks. Kes oli see mees, kes julgeb lõpuks rääkida? Miks ta vaikis 36 aastat? Ja mis kõige olulisem, mida ta nägi Karl Vaino kabinetis neil viimsetel nädalatel, mis pani ta uskuma, et esimene sekretär oli valmis minema palju kaugemale, kui keegi oleks osanud arvata. See lugu jätkub hetkest, mil Karl Vaino mõistis, et tema maailm on kokku varisemas. Fosforiidisõda oli muutunud rahvaliikumiseks, mida ta ei suutnud enam kontrollida. Aga vähe räägitakse sellest, mis toimus tema isiklikus elus samal ajal.
Sest samal ajal, kui tuhanded eestlased tulid tänavatele, toimus Karl Vaino perekonnas midagi, mis muutis tema otsuseid veelgi ettearvamatum. Tema noorim poeg, kes oli õppinud Moskvas ja keda Karl oli alati pidanud oma uhkuseks, oli tulnud Tallinna külla. Ja esimest korda oma elus oli poeg öelnud isale otse näkku: sa ei saa aru, mida sa teed. Sa hävitad selle maa. Karl Vaino, mees, kes oli harjunud, et tema perekonnas teda kunagi ei vaidlustata, seisis oma kodus ja kuulas, kuidas tema enda laps nimetas teda okupandi käsilaseks. See vestlus kestis vaid mõned minutid, aga need, kes olid majas, kuulsid karjumist, ukse paugutamist ja siis vaikust. Poeg lahkus järgmisel hommikul ja ei rääkinud isaga enam kunagi. Kas see oli hetk, mil Karl Vaino mõistis, et ta on kaotanud mitte ainult rahva, vaid ka oma pere? Või muutis see teda veelgi karmimaks, veelgi kindlamaks, et tema tee on ainus õige? Aga samal ajal toimus midagi veel. Moskvas, Kremli kabinettides, toimus võitlus, millest Karl Vaino ei teadnud midagi. Gorbatšovi lähikond oli jagunenud kaheks, olid need, kes uskusid, et Balti riikidele tuleb anda rohkem vabadust, et see on ainus viis hoida Nõukogude Liit koos. Ja olid need, kes uskusid, et iga järeleandmine on nõrkuse märk, et kui Eesti saab rohkem autonoomiat, siis järgmisena tahavad seda Ukraina, Gruusia ja lõpuks kogu impeerium kukub kokku. Karl Vaino oli viimaste lootus. Ta oli mees, kes ei teinud kompromisse, kes ei kartnud kasutada jõudu ja kes oli valmis tegema kõike, et hoida Eestit Moskva kontrolli all. Aga Gorbatšov ise oli juba otsustanud. Ta oli näinud, mis juhtus Poolas, kus solidaarsus oli võitnud. Ta oli näinud, mis juhtus Ungaris, kus inimesed hakkasid rääkima vabalt. Ja ta mõistis, et kui ta saadab tankid Tallinna, siis kogu maailm näeb, et Nõukogude Liit ei ole muutunud, et glasnost ja perestroika on lihtsalt sõnad ilma tähenduseta. Ja see oli otsus, mis pitseeriks Karl Vaino saatuse. Aga Karl Vaino ei teadnud sellest veel. Ta uskus siiani, et Moskva toetab teda. Ta uskus, et kui ta ainult suudab tõestada, et olukord on kontrrevolutsiooniline, siis Kreml saadab abi. Ja nii ta hakkas koguma tõendeid. Tema käsul hakkas julgeolekukomitee, KB, jälgima protestijaid, salvestama nende kõnesid, pildistama nende kogunemisi. Iga koosolek, iga pöördumine, iga lendleht sai dokumenteeritud ja saadetud Moskvasse koos Karl Vaino raportitega. Aga need raportid muutusid iga nädalaga üha hüsteerilisemaks. Ta kirjutas, et natsionalistlikud elemendid plaanivad relvastatud ülestõusu. Ta kirjutas, et läänemeelsed agendid on infiltreerunud partei ridadesse. Ta kirjutas, et kui Moskva ei tegutse kohe, siis Eesti on kaotatud. Aga Moskva ei vastanud. Nädalad möödusid ja Karl Vaino ootas, aga vastust ei tulnud. Ja siis ta mõistis midagi kohutavat, Moskva ei kavatse teda aidata. Moskva on teda juba maha kandnud. See mõistmine tuli talle ühel ööl, kui ta istus üksi oma kabinetis, vaadates läbi dokumente, mida ta oli saatnud Moskvasse. Ta oli andnud kõik. Ta oli olnud lojaalne kogu oma elu. Ta oli ohverdanud oma pere, oma maine, oma südametunnistuse. Ja nüüd, kui ta vajas Moskvat kõige rohkem, oli Moskva talle selja pööranud. Tunnistajad räägivad, et sel ööl kuulsid nad Karl Vaino kabinetist midagi, mida nad ei olnud kunagi varem kuulnud, nuttu. Mitte valjusti, mitte hüsteeriliselt, vaid vaikset, lämmatatud nuttu mehe käest, kes mõistis, et tema elutöö on olnud asjatu. Aga kas see oli hetk, mil ta kahetses? Kas ta mõtles sel ööl, et võib-olla olid eestlased õigel poolel? Või oli see lihtsalt viha ja pettumuse hetk, mis muutis teda veelgi ohtlikumaks? Sest järgmisel hommikul tuli Karl Vaino oma kabinetti teistsugusena. Ta ei olnud enam väsinud, ta ei olnud enam kahtlev. Ta oli otsustanud. Kui Moskva ei aita teda, siis ta teeb seda ise. Ta kutsus kokku oma lähima ringi, 5 meest, kes olid olnud temaga kogu tema karjääri jooksul, kes olid tõestanud oma lojaalsust korduvalt. Ja ta ütles neile midagi, mis pani nad kõik vaikima: kui nad tahavad revolutsiooni, siis me anname neile revolutsiooni. Aga see ei lõpe nii, nagu nad lootsid. Mida ta mõtles? Kas ta plaanis kasutada jõudu ilma Moskva loata? Kas ta plaanis korraldada provokatsiooni, mis sunniks Kremlit sekkuma? Või oli tal hoopis teine plaan, mis oleks võinud muuta Eesti ajaloo hoopis teistsuguseks? Vastust sellele küsimusele ei tea keegi täpselt, sest see, mis juhtus järgmistel nädalatel, on siiani ümbritsetud saladusega.
Aga üks asi on kindel, Karl Vaino ei kavatsenud lahkuda vaikselt. Ta oli valmis võitlema lõpuni. Ja see võitlus viis teda otsusteni, mis olid palju ohtlikumad, kui keegi oleks osanud arvata. Kas ta oli mees, kes oli valmis ohverdama kõik, et hoida võimu? Või oli ta lihtsalt meeleheitel mees, kes ei suutnud aktsepteerida, et tema maailm on kokku varisemas? Aga samal ajal, kui Karl Vaino plaanis oma viimast võitlust, toimus midagi, millest ta ei teadnud. Tema enda inimeste seas, nende 5 mehe seas, keda ta uskus kõige rohkem, oli keegi, kes oli juba otsustanud teda reeta. See mees, nimetame teda lihtsalt kolleegiks, sest tema nimi on siiani saladus, oli töötanud Karl Vaino kõrval üle 10 aasta. Ta oli olnud lojaalne, ta oli olnud vaikne ja ta oli olnud täiuslik parteilane. Aga sisimas oli ta juba ammu mõistnud, et Karl Vaino viib neid kõiki hävingu poole. Ja kui ta kuulis, mida esimene sekretär plaanib, mõistis ta, et tal on 2 valikut, kas jääda lojaalseks ja hukkuda koos Vainoga või päästa ennast ja teha see, mida ta ei oleks kunagi arvanud end tegema, rääkida Moskvale tõde. See mees võttis ühendust Moskva esindajaga Tallinnas, mees, kes oli ka resident ja kes oli juba ammu jälginud olukorda Eestis. Ja ta ütles talle midagi, mis muutis kõike, Vaino on kaotanud mõistuse. Ta plaanib midagi, mis võib viia veresaunani. Kui te ei peata teda kohe, siis see lõpeb katastroofiliselt. President kuulas, tegi märkmeid ja saatis raporti Moskvasse. Ja see raport jõudis Gorbatšovi lauale 2 päeva pärast. Kreml mõistis, et olukord on muutunud kriitiliseks. Karl Vaino ei olnud enam lihtsalt konservatiivne parteilane, kes ei meeldinud reformidele. Ta oli muutunud ohuks, mis võis õhutada vägivalda, mis võis anda läänele põhjuse süüdistada Nõukogude Liitu repressioonides ja mis võis lõpuks hävitada kogu Gorbatšovi reformide projekti. Otsus oli tehtud, Karl Vaino peab minema. Aga kuidas? Moskva ei tahtnud skandaali. Nad ei tahtnud, et Karl Vaino muutuks märtriks konservatiivsete jõudude seas. Nad ei tahtnud, et tema eemaldamine näeks välja nagu karistus lojaalsuse eest. Nii et nad otsustasid teha seda vaikselt, diplomaatiliselt. Gorbatšov saatis Tallinna oma isikliku esindaja, mees, kes oli tuntud kui Kremli läbirääkija, mees, kes oli lahendanud sarnaseid olukordi teistes vabariikides. Ja see mees tuli Karl Vaino juurde ühel õhtul, kui esimene sekretär oli üksi oma kabinetis. Kohtumine kestis tund aega. Keegi ei tea täpselt, mida nad rääkisid, aga need, kes olid hoones, mäletavad, et kui Kremli esindaja lahkus, oli Karl Vaino nägu nagu kivi. Ta ei öelnud kellelegi sõnagi, ta läks otse koju ja järgmisel hommikul teatas ta, et ta terviseprobleemide tõttu palub vabastada teda ametist. Aga kas see oli tõde? Kas Karl Vaino oli tõesti haige? Või oli see lihtsalt viis päästa nägu? Tema isiklik arst, kes rääkis aastaid hiljem ajakirjanikele, ütles, et Karl Vaino tervis oli sel ajal täiesti normaalne. Ta ei olnud haige. Ta oli väsinud, ta oli stressis, aga ta ei olnud haige. Nii et mis juhtus tõesti sel kohtumisel? Mida Kremli esindaja talle ütles? Kas ta pakkus talle eksili, pensioni, vaikset lahkumist? Või ähvardas ta teda millegi hullemaga, süüdistustega, kohtuprotsessiga, avaliku alandamisega? Ja kas Karl Vaino nõustus lahkuma, sest ta kartis või sest ta mõistis, et võitlus on kaotatud? Vastust sellele ei tea keegi, aga üks asi on kindel, 16. juunil 1988 aastal eemaldati Karl Vaino ametist. Tema asemele tuli Vaino väljas, mees, kes oli eestlane, kes rääkis eesti keelt ilma aktsendita ja kes oli valmis kuulama rahva häält. Ja Karl Vaino. Ta lahkus Tallinnast vaikselt, ilma avalike hüvastijätudeta, ilma tänukõnedeta, ilma midagi. Ta kolis Moskvasse ja tema nimi kadus Eesti avalikkusest peaaegu kohe. Aga need, kes teda tundsid, räägivad, et ta ei lahkunud lihtsalt. Ta põgenes. Sest ta teadis, et kui ta jääb, siis inimesed, kes olid kannatanud tema poliitika all, tahavad vastuseid. Nad tahavad teada, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Ja Karl Vaino ei olnud valmis neid vastuseid andma. Aga oli üks asi, mida ta võttis endaga Moskvasse. See väike märkmik, milles olid 15 nime. Nimekiri inimestest, keda ta pidas vaenlasteks. Ja kui see märkmik leiti pärast tema surma, mõistsid paljud, et Karl Vaino ei kahetsenud kunagi. Ta uskus lõpuni, et ta oli õigel poolel, et tema vaenlased olid need, kes olid valed ja et ajalugu ühel päeval tõestab tema õigust. Aga kas ajalugu tõestas?
Või jäi Karl Vaino lihtsalt meheks, keda mäletatakse kui sümboli kõigest, mis läks valesti Nõukogude Liidus, süsteemist, mis lõi lojaalseid teenijaid, aga unustas inimesed, keda nad pidid teenima. Moskvas, kus Karl Vaino elas oma viimased 34 aastat, oli ta mees ilma minevikuta. Ta ei rääkinud oma ajast Eestis, ta ei andnud intervjuusid ja ta ei kohtunud endiste kolleegidega. Ta elas vaikses korteris, kaugel kesklinnast ja tema ainus ühendus välismaailmaga olid Vene ajalehed, mida ta luges iga päev. Aga need, kes teda külastasid ja neid oli vähe, räägivad, et ta ei olnud lihtsalt vaikne pensionär. Ta oli mees, kes elas minevikus, kes ei suutnud unustada ja kes ei suutnud andeks anda. Tema korteris olid riiulid täis raamatuid Nõukogude ajaloost, kaardid Eestist ja fotod ajast, mil ta oli võimul. Ja igal õhtul enne magama minekut istus ta oma laua taga ja kirjutas. Mida ta kirjutas? Mälestusi? Õigustusi? Või lihtsalt mõtteid, mida ta ei julgenud kellelegi öelda? Pärast tema surma leiti tema korterist 100 lehekülgi käsikirja. Aga need ei olnud mälestused tavalises mõttes. Need olid kaitsekirjutised. Iga peatükk oli pühendatud ühele süüdistusele, mida Karl Vaino oli kuulnud oma elu jooksul. Süüdistus, ta venestab Eestit. Vastus, ma õpetasin eestlastele vene keelt, sest see oli nende tulevik. Ilma vene keeleta oleksid nad jäänud provintsiaalseks rahvaks, kes ei saa osaleda suurtes asjades. Süüdistus, ta hävitas Eesti loodust. Vastus, fosforiidikaevandused oleksid toonud töökohti, raha ja progressi. Need, kes protestisid, olid lihtsalt natsionalistid, kes ei hoolinud rahva heaolust. Iga lehekülg oli täis õigustusi, täis viha ja täis veendumust, et ta oli õigel poolel. Aga mitte kordagi ei kirjutanud ta, ma kahetsen. Mitte kordagi ei kirjutanud ta, ma tegin vea. Ja see on võib-olla kõige kurvem osa Karl Vaino loost, et ta suri uskudes, et ta oli kangelane, kes oli ära kasutatud, mitte mees, kes oli teinud valikuid, mis viisid kannatusteni. Aga oli üks hetk, vaid üks, kui keegi nägi Karl Vainos midagi muud. See oli 1999 aastal, kui Nõukogude Liit lõplikult kokku varises. Karl Vaino istus oma korteris, vaadates televiisorist, kuidas Eesti kuulutas välja taasiseseisvuse. Tema endine kolleeg, kes oli tulnud teda külastama, mäletab, et Karl istus vaikselt, vaadates ekraani ja siis, kui Eesti lipp tõmmati üles, hakkas ta nutma. Mitte vihast, mitte viinast, vaid lihtsalt vaikselt, nagu mees, kes on kaotanud kõik. Kolleeg küsis, Karl, kas sa kahetsed? Ja Karl Vaino vaatas talle otsa, pühkis pisarad ära ja ütles, ma kahetsen, et ma ei olnud piisavalt tugev neid peatama. See oli ainus hetk, mil keegi nägi Karl Vainos midagi, mis võis olla kahetsus. Aga isegi siis ei kahetsenud ta seda, mida ta tegi. Ta kahetses, et ta ei teinud seda piisavalt hästi. Ja nii elas Karl Vaino oma viimased aastad, mees, kes oli kunagi olnud võimas, aga kes oli nüüd unustatud. Mees, kes oli uskunud, et ta teenib suurt eesmärki, aga kes mõistis lõpuks, et see eesmärk oli illusioon. Mees, kes oli ohverdanud kõik lojaalsuse nimel, aga kes sai vastutasuks ainult vaikust ja isolatsiooni. Ja kui ta suri 12. veebruaril 2022. aastal, oli tema surm vaid väike uudis Vene ajalehtedes. Eestis ei märganud seda peaaegu keegi. Tema nimi oli juba ammu muutunud lihtsalt ajaloo märkuseks, mees, kes oli olnud seal, aga keda keegi ei mäleta soojusega. Aga kas see on õiglane? Kas Karl Vaino oli lihtsalt kuri mees, kes tahtis hävitada Eestit? Või oli ta ohver süsteemist, mis kasvatas selliseid mehi, mis õpetas neile, et lojaalsus on ainus väärtus ja mis siis jättis nad maha, kui nad ei olnud enam kasulikud? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on kindel, Karl Vaino lugu on hoiatus. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui inimene usub süsteemi rohkem kui inimesi. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui võim muutub olulisemaks kui tõde. Ja hoiatus sellest, mis juhtub, kui me unustame, et iga otsus, mida me teeme, mõjutab tuhandete inimeste elusid ja et need mõjud jäävad elama palju kauem kui meie ise. Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid Karl Vaino kohta kõike, iga meditsiinilist saladust, iga evakuatsiooniplaani, iga varjatud tunnelit Tallinna all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 16. juunil 1988 aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu.
Aga vähe räägitakse sellest, mis juhtus enne seda päeva. Sest oli üks öö, vaid üks, kui Karl Vaino kutsus need 12 meest kokku oma isiklikku kabinetti. Mitte ametlikku kabinetisse Keskkomitee hoones, vaid tema privaatsesse töötuppa, kus isegi seinad olid helisoleeritud. Seal ta jagas neile dokumente, mida ei olnud üheski ametlikus arhiivis. Seal ta rääkis neile plaanidest, mis olid nii salajased, et isegi kõrgeima astme julgeolekuohvitserid ei teadnud nendest. Ja seal ta küsis neilt midagi, mis pani nad kõik vaikima: kas te olete valmis minema lõpuni? Mida ta mõtles? Millised olid need plaanid? Ja miks need 12 meest, kes olid vandunud lojaalsust, otsustasid lõpuks teda mitte toetada? Vastus sellele küsimusele peitub milleski, millest avalikkuses pole kunagi räägitud: Karl Vaino tervislikus seisundis tema viimsetel kuudel võimul. Sest samal ajal, kui ta püüdis hoida kontrolli Eesti üle, oli tema enda keha muutumas tema vaenlaseks. Tema isiklik arst, kes rääkis esimest korda pärast 36 aasta vaikust, kirjeldab pilti, mis on šokeeriv: ta ei maganud enam. Ta võttis tablette, et püsida üleval, ja tablette, et magada saada. Tema käed värisesid, kui ta püüdis kirjutada. Ja tema silmad, need olid täis hirmu. Mitte viha, mitte kindlust, vaid hirmu. See ei olnud lihtsalt stress. See oli midagi sügavamat. Karl Vaino keha oli muutumas sümbooliks tema režiimi kokkuvarisemisest. Iga värin, iga unetu öö, iga tablett oli märk sellest, et süsteem, mida ta oli teeninud kogu oma elu, oli hävimas. Ja ta teadis seda. Tema ravimite nimekiri, mis leiti hiljem tema isiklikest arhiividest, räägib oma lugu. Seal olid rahustid, unerohud, südameravimid ja midagi veel, ravimid, mida kasutatakse ärevushäirete raviks. Aga mitte tavalised ärevushäired. Need olid ravimid, mida anti inimestele, kes kannatavad paranoiliste episoodide all. Karl Vaino, mees, kes oli alati olnud karm ja kontrollitud, oli muutumas meheks, kes kartis oma varju. Tema lähimad kolleegid mäletavad, kuidas ta hakkas nõudma, et tema kabinetti kontrollitaks iga päev peidetud mikrofonide suhtes. Kuidas ta keeldus söömas toitu, mida ta ei olnud ise näinud valmistamas. Kuidas ta vahetas oma isiklikku kaitset iga 2 nädala tagant, sest ta kartis, et keegi võib olla infiltreeritud. See ei olnud enam lihtsalt ettevaatlikkus. See oli haiguslik hirm. Ja see hirm muutis teda veelgi ohtlikumaks, sest mees, kes kardab kõike, on valmis tegema kõike, et end kaitsta. Aga oli üks asi, mida Karl Vaino kartis rohkem kui kõike muud. Ja see ei olnud eestlased, kes protestisid tänavatel. See ei olnud Moskva, mis oli teda maha kandnud. See oli miski palju isiklikum, tema enda minevik. Sest Karl Vaino kandis endas saladust, mida ta ei olnud kunagi kellelegi rääkinud. Saladust, mis puudutas tema aega Siberis, enne kui ta tuli Eestisse. Ja see saladus oli nüüd tulemas välja. Keegi oli hakanud küsima küsimusi. Keegi oli hakanud uurima. Ja Karl Vaino teadis, et kui see saladus avalikuks saab, siis kõik, mida ta oli üles ehitanud, kõik, mida ta oli saavutanud, muutub tühiseks. Mis oli see saladus? Kes oli see, kes uuris? Ja miks Karl Vaino kartis seda rohkem kui oma ametikoha kaotamist? Vastus peitub arhiivides, mida avati alles pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Arhiivides, mis sisaldasid dokumente, mida ei olnud mõeldud kunagi avalikuks saama. Ja seal, nende dokumentide seas, oli üks toimik, mis kandis märget UM0544 kood, mis tähendas, et see oli nii salajane, et sellest eksisteeris vaid 3 koopiat kogu riigis. See toimik sisaldas informatsiooni Karl Vaino tegelikust tervislikust seisundist, tema evakuatsiooniplaanidest revolutsiooni korral ja midagi veel, midagi, mis oli palju šokeerivam. Seal olid dokumendid, mis kirjeldasid Karl Vaino tegelikke suhteid tema lähimate kolleegidega. Ja need dokumendid näitasid, et see, mida avalikkus nägi kui lojaalsus ja ühtsus, oli tegelikult täis saladusi, manipulatsioone ja vastastikust kahtlustamist. Miks need dokumendid hävitati täpselt samal päeval, kui Karl Vaino eemaldati ametist? Kes andis käsu need põletada? Ja mis kõige olulisem, mida need dokumendid täpselt sisaldasid, mis oli nii ohtlik, et need pidid kaduma? Üks endine julgeolekuohvitser, kes oli vastutav nende dokumentide eest, räägib esimest korda, seal olid asjad, mis oleksid hävitanud mitte ainult Karl Vaino, vaid ka paljud teised. Seal olid kirjad, kus ta kirjutas Moskvale, süüdistades oma kolleege natsionalistlikes kalduvustes.
seal olid raportid, kus ta soovitas eemaldada inimesi, kes olid tema sõbrad. ja seal oli midagi veel, midagi, mis puudutas tema isiklikku elu, tema perekonda ja asju, mida ta oli teinud, et hoida oma positsiooni. aga mida täpselt? ohvitser vaikib, vaatab kõrvale ja ütleb ainult, mõned asjad on parem jätta öeldmata. isegi nüüd, pärast kõike, mis on juhtunud. aga üks asi on kindel, need dokumendid sisaldasid tõendeid sellest, et Karl Vaino ei olnud lihtsalt lojaalne parteilane, kes täitis käske. ta oli mees, kes mängis oma mängu. mees, kes kasutas süsteemi, et kõrvaldada neid, kes olid tema teel. mees, kes oli valmis ohverdama kõik, isegi oma lähimad, et hoida võimu. ja kui need dokumendid hävitati, kadus ka viimane tõend selle kohta, kes Karl Vaino tegelikult oli. aga mälu ei kao nii kergesti. inimesed, kes nägid neid dokumente, mäletavad. ja nende mälestused räägivad lugu mehest, kes ei olnud lihtsalt süsteemi ohver, vaid süsteemi meister, kuni hetke, mil süsteem pöördus tema vastu. aga samal ajal, kui need dokumendid hävitati, toimus midagi veel. midagi, mis oli palju salajasem, palju ohtlikum. sest Karl Vaino ei olnud ainus, kes teadis nendest dokumentidest. oli veel keegi, kes oli neid lugenud, kes oli teinud koopiaid ja kes oli otsustanud neid kasutada. see mees, sama kolleeg, kes oli juba rääkinud Moskvale Karl Vaino plaanidest, oli nüüd läinud veel kaugemale. ta oli võtnud need koopiad ja peitnud need kohta, kus keegi ei osanud otsida. ja ta oli teinud otsuse, kui Karl Vaino ei lahku vabatahtlikult, siis need dokumendid lähevad avalikuks. see oli šantaaž. see oli reetmine. aga see oli ka ainus viis peatada meest, kes oli muutumas üha ettearvamatum. kas Karl Vaino teadis sellest? kas ta mõistis, et tema enda inimene oli teda reetmas? tunnistajad räägivad, et viimastel nädalatel enne tema ametist eemaldamist muutus Karl Vaino veelgi paranoidilisemaks. ta hakkas uurima oma kolleege, küsides neilt küsimusi, mis tundusid juhuslikud, aga mis olid tegelikult lõksud. ta püüdis välja selgitada, kes oli see, kes rääkis Moskvale. aga ta ei leidnud kunagi vastust. sest kolleeg oli liiga tark, liiga ettevaatlik. ja kui lõpuks tuli hetk, mil Karl Vaino eemaldati, olin kolleeg seal, istumas samas ruumis, naeratamas, kinnitamas oma lojaalsust. ja Karl Vaino ei teadnud kunagi, et see mees, keda ta uskus, oli see, kes ta maha müüs. aga kes oli see kolleeg? miks ta tegi seda? ja mis kõige olulisem, kus on need dokumendid nüüd? Need küsimused on jäänud vastuseta üle 30 aasta. aga hiljuti, 1999. aastal, ilmus üks vihje. üks endine julgeolekuohvitser, kes elas Moskvas, andis intervjuu väikesele Vene ajalehele. ja seal ta ütles midagi, mis pani paljud inimesed tähelepanelikuks: Karl Vaino dokumendid ei kadunud. Need on olemas. ja ühel päeval, kui aeg on õige, tulevad need välja. ja siis saavad kõik teada tõde. aga millal on see aeg? kes hoiab neid dokumente? ja mida need täpselt sisaldavad? vastust ei tea keegi. aga üks asi on kindel, Karl Vaino lugu ei ole veel lõppenud. tema nimi võib olla unustatud, tema aeg võib olla möödas, aga tema pärand elab edasi. elab edasi nende inimeste mälestustes, kes kannatavad tema poliitika all. elab edasi nende dokumentide lehekülgedel, mis on peidetud kuskil arhiivides. ja elab edasi küsimustes, millele pole siiani vastuseid. kes oli Karl Vaino tegelikult? kas ta oli mees, kes uskus, et ta teeb õiget asja? või oli ta lihtsalt võimuahne bürokraat, kes oli valmis ohverdama kõik, et hoida oma positsiooni? ja mis kõige olulisem, kas me saame kunagi teada kogu tõde tema kohta? või jääb ta igaveseks meheks, keda mäletatakse ainult poolikute lugude ja kadunud dokumentide kaudu? Need küsimused jäävad õhku rippuma, aga üks asi on kindel, Karl Vaino lugu on meeldetuletus sellest, et ajalugu ei ole kunagi nii lihtne, kui me tahaksime uskuda. iga mees, iga naine, kes on olnud võimul, kannab endas saladusi. ja mõnikord need saladused on palju tumedamad, kui keegi oleks osanud arvata. aga kas me tahame neid saladusi teada? või on parem lasta neil jääda varjule, kus nad on olnud juba aastakümneid? see on küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama. esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes vastas Karl Vaino isikliku julgeoleku eest, rääkima kaameratele.
See, mida ta meile ütleb viimaste nädalate kohta enne esimese sekretäri kukutamist, muudab kõike, mida arvate end teadvat. Vestlustest Elenaga, vestlustest tema naise Lindaga, kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil ta mõistis, et kõik on läbi. Eksklusiivsed tunnistused, mis hoiavad teid ekraani ees hingeldamas. Aga kõige šokeerivam on see, mida see mees räägib ühest ööst, mil Karl Vaino kontrollis isiklikult evakuatsiooniteid, mida isegi ametlikud arhitektid ei tea tänaseni. Tunnelitest, mis viisid Keskkomitee hoonest otse sadamasse. Varjatud punkrist, kus oli toiduvarusid 6 kuuks. Ja plaanist, mida Linda Vaino kontrollis iga õhtu, plaanist, mis pidi päästma nende elu, kui kõik läheb valesti. Miks Linda, mitte Karl ise? Mida ta kartis nii väga, et usalda seda ainult oma naisele? Ja kuhu viisid need tunnelid tegelikult, kas tõesti sadamasse või hoopis kuhugi palju salapärasemasse? Aga samal ajal, kui Karl Vaino valmistas ette oma põgenemist, toimus midagi, millest ta ei teadnud. Tema enda meeskond, need 12 meest, keda ta uskus kõige rohkem, oli juba teinud otsuse. Nad ei kavatsenud temaga põgeneda. Nad ei kavatsenud jagada tema saatust. Sest nad olid näinud midagi, mis pani nad mõistma, et Karl Vaino ei olnud enam lihtsalt ohtlik oma vaenlastele. Ta oli muutunud ohtlikuks ka neile, kes olid talle lojaalsed. See juhtus ühel koosolekul, vaid 2 nädalat enne tema kukutamist. Karl Vaino oli kutsunud nad kokku oma privaatsesse kabinetti, mitte ametlikku, vaid sedasama heliisoleeritud ruumi, kus isegi seinad ei kuulnud. Ja seal ta jagas neile dokumenti, mis kandis pealkirja Operatsioon Puhas laud. See oli plaan. Plaan, kuidas puhastada Eesti parteiorganisatsiooni natsionalistlikest elementidest. Aga kui mehed hakkasid seda dokumenti lugema, mõistsid nad midagi kohutavat, seal olid nimed. 15 nime. Ja mõned neist nimedest olid nende enda kolleegid. Inimesed, kellega nad olid töötanud aastaid. Inimesed, kes olid nende sõbrad. Karl Vaino selgitas rahulikult, need inimesed on muutunud ebausaldatavaks. Nad on infiltreeritud natsionalistlike ideedega. Ja kui me ei tegutse kohe, siis nad hävitavad kõik, mida me oleme üles ehitanud. Aga mehed istusid vaikselt, vaadates dokumenti, ja mõtlesid, kui Karl on valmis ohverdama neid inimesi, siis millal tuleb meie kord? Kui kaua enne, kui meie nimed ilmuvad sellele nimekirjale? Ja sel hetkel mõistsid nad, et neil on ainult 2 valikut, kas jääda lojaalseks ja oodata, kuni Karl otsustab, et ka nemad on ebausaldatavad, või tegutseda kohe ja päästa ennast. Ja nad valisid teise. Aga kuidas nad seda tegid? Kuidas nad suutsid koordineerida oma tegevust nii, et Karl ei saanud sellest teada? Ja kes oli see, kes võttis esimese sammu, kes helistas Moskvasse ja ütles, Vaino peab minema, või me kõik hukkume? Vastus sellele küsimusele peitub ühes telefonikõnes, mis tehti öösel 3. juunil 1988 aastal. Kõne, mida ei olnud üheski ametlikus protokollis. Kõne, mis kestis vaid 5 minutit, aga mis muutis kõike. Helistaja oli üks neist 12 mehest, seesama kolleeg, kes oli juba varem rääkinud Moskvale Karl Vaino plaanidest. Aga seekord ta ei rääkinud plaanidest. Ta rääkis nimede nimekirjast. Ta rääkis operatsioonist Puhas laud. Ja ta ütles midagi, mis pani Moskva viivitamatult tegutsema, kui te ei peata teda kohe, siis ta alustab puhastust. Ja see ei lõpe 15 inimesega. See läheb palju kaugemale. Ta on kaotanud mõistuse. President Tallinnas kuulas, tegi märkmeid ja saatis raporti Moskvasse samal ööl. Ja see raport jõudis Gorbatšovi lauale järgmisel hommikul. Kreml mõistis, Karl Vaino ei olnud enam lihtsalt probleem. Ta oli muutunud kriisiks. Aga Karl Vaino ei teadnud sellest veel. Ta uskus siiani, et tema mehed on lojaalsed. Ta uskus, et tema plaan töötab. Ja ta jätkas valmistumist. Aga oli üks asi, mida ta ei osanud ette näha. Üks asi, mis muutis kõike. Sest samal ajal, kui ta valmistas ette operatsiooni Puhas laud, valmistas Moskva ette tema enda eemaldamist. Ja see toimus nii kiiresti, nii vaikselt, et Karl Vaino ei saanud sellest aru enne, kui oli juba hilja. 6. juunil, vaid 3 päeva pärast seda telefonikõnet, saabus Tallinna Kremli esindaja. Sama mees, kes oli tulnud varem, aga seekord ta ei tulnud läbirääkimiseks. Ta tuli käsuga. Ja see käsk oli lihtne, Karl Genrichovitš, teie aeg on läbi.
Te võite lahkuda vabatahtlikult või me teeme selle avalikuks. Valik on teie. Karl Vaino istus oma kabinetis, vaadates Kremli esindajat ja esimest korda oma elus ei teadnud ta, mida öelda. Ta oli alati olnud mees, kellel oli vastus igale küsimusele, plaan igaks olukorras. Aga nüüd, selles hetkes, oli ta lihtsalt vaikne. Kremli esindaja jätkas, meil on dokumendid. Meil on tunnistajad. Meil on kõik, mida me vajame, et teid süüdistada. Aga Mihhail Sergejevitš ei taha skandaali. Ta pakub teile väljapääsu. Te lahkute terviseprobleemide tõttu, te saate pensioni, te saate korteri Moskvas. Aga te lahkute kohe. Täna. Karl Vaino vaatas aknast välja Tallinna poole, linna, mida ta oli juhtinud 10 aastat. Linna, mis oli muutunud tema vaenlaseks. Ja ta mõistis, et võitlus on läbi. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt noogutas. Ja Kremli esindaja lahkus. Aga mis juhtus järgmistel päevadel? Kuidas Karl Vaino valmistas ette oma lahkumist? Ja mis kõige olulisem, mida ta tundis? Tema isiklik sekretär, kes oli temaga koos viimased päevad, räägib, ta ei rääkinud kellegagi. Ta istus oma kabinetis, vaatas dokumente ja põletas neid. Ükshaaval. Iga dokument, iga märkus, iga isiklik kiri. Ta põletas kõik. Ja kui ma küsisin, miks ta seda teeb, vaatas ta mulle otsa ja ütles, sest ma ei taha, et nad teaksid. Ma ei taha, et nad mõistaksid. Mida ta mõtles? Mida need dokumendid sisaldasid? Ja miks ta kartis nii väga, et keegi neid loeb? Vastust ei tea keegi, sest need dokumendid on kadunud igaveseks. Aga üks asi on kindel, Karl Vaino viis oma saladused endaga hauda. 16. juunil 1988 aastal teatas Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee, et Karl Genrichovitš Vaino on terviseprobleemide tõttu vabastatud esimese sekretäri ametist. Tema asemele tuli Vaino väljas. Ja Karl Vaino. Ta lahkus Tallinnast samal päeval. Ilma hüvasti jätudeta, ilma avalike sõnadeta, ilma midagi. Ta lihtsalt kadus. Aga need, kes nägid teda viimasel päeval, räägivad, et ta ei olnud enam sama mees. Ta oli vana, väsinud ja tema silmad olid tühjad. Nagu mees, kes oli kaotanud kõik, mida ta oli kunagi väärtustanud. Moskvas, kuhu ta kolis, elas ta järgmised 34 aastat vaikuses. Ta ei andnud intervjuusid, ta ei kohtunud endiste kolleegidega, ta ei rääkinud oma ajast Eestis. Ta elas lihtsalt. Aga need, kes teda külastasid ja neid oli vähe, räägivad, et ta ei unustanud kunagi. Tema korteris olid kaardid Eestist, fotod ajast, mil ta oli võimul ja riiulid täis raamatuid Nõukogude ajaloost. Ja igal õhtul enne magama minekut istus ta oma laua taga ja kirjutas. Kirjutas õigustusi, kirjutas kaitsekirjutisi, kirjutas oma versiooni ajaloost. Aga mitte kordagi ei kirjutanud ta, ma kahetsen. Mitte kordagi. Ja siis 12. veebruaril 2022. aastal lõppes Karl Vaino teekond. Ta lahkus sellest maailmast vaikselt oma Moskva korteris üksi. Tema matused toimusid 14. veebruaril ja ta maeti 16. veebruaril. Eestis ei märganud seda peaaegu keegi. Tema nimi oli juba ammu muutunud lihtsalt ajaloomärkuseks. Aga kas see on õiglane? Kas Karl Vaino oli lihtsalt kuri mees? Või oli ta midagi muud ohversüsteemist, mis kasvatas selliseid mehi, mis õpetas neile, et lojaalsus on ainus väärtus ja mis siis jättis nad maha, kui nad ei olnud enam kasulikud? Pärast Karl Vaino lahkumist muutus Eesti kiiresti. Vaino väljas, uus esimene sekretär, oli eestlane, kes kuulas rahva häält. Laulev revolutsioon jätkus, rahvuslik liikumine kasvas ja 2 aastat hiljem, 1990. aastal, kuulutas Eesti välja taasiseseisvuse. Nõukogude Liit, süsteem, millele Karl Vaino oli pühendanud kogu oma elu, varises kokku. Ja kõik, mille nimel ta oli võidelnud, kadus ajalukku. Aga mida see tähendas neile, kes olid elanud tema võimu all? Neile, kes olid kannatanud tema poliitika tõttu. Paljud neist inimestest, need, kes olid protestinud fosforiidikaevanduste vastu, kes olid nõudnud eesti keele õigusi, kes olid võidelnud Eesti vabaduse eest, said lõpuks oma võidu. Aga see võit ei tulnud ilma hinnata. Aastad, mis olid kulunud võitlusele, olid jätnud armid. Perekonnad olid lõhenenud, karjäärid olid hävitatud ja paljud olid kaotanud oma tervise. Aga nad olid võitnud.
ja see oli kõige olulisem. Aga oli ka neid, kes ei võitnud. Need 12 meest, kes olid olnud Karl Vaino lähimad kolleegid, leidsid end uues Eestis ilma kohata. Mõned neist lahkusid Venemaale, nagu Karl ise. Teised jäid Eestisse, aga elasid vaikses isolatsioonis, püüdes unustada oma minevikku. Ja üks neist, seesama kolleeg, kes oli reetunud Karl Vaino, kadus täielikult. Keegi ei tea, kuhu ta läks. Mõned ütlevad, et ta kolis Venemaale ja vahetas nime. Teised ütlevad, et ta suri juba 90ndatel aastatel. Aga tõde on see, et tema saatus jääb saladuseks. Nagu paljud teised saladused Karl Vaino loost. Sest isegi täna, üle 30 aasta pärast tema kukutamist, on küsimusi, millele pole vastuseid. Kus on need dokumendid, mis hävitati tema viimsetel päevadel? Kes oli see mees, kes tuli tema kabinetti sel salajase ööl? Mida sisaldas operatsioon Puhas laud tegelikult? Ja mis kõige olulisem, kas Karl Vaino kahetses kunagi? Kas ta mõistis kunagi, et tema poliitika oli vale? Või suri ta uskudes, et ta oli õigel poolel ja et ajalugu lihtsalt ei mõistnud teda? Need küsimused jäävad õhku rippuma. Aga võib-olla see ongi õige. Võib-olla mõned saladused peaksid jääma saladuseks. Sest ajalugu ei ole kunagi nii lihtne, kui me tahaksime uskuda. Iga mees, iga naine, kes on olnud võimul, kannab endas saladusi. Ja mõnikord need saladused on palju tumedamad, kui keegi oleks osanud arvata. Karl Vaino oli üks neist meestest. Mees, kes uskus, et ta teenib suurt eesmärki. Mees, kes ohverdas kõik lojaalsuse nimel. Ja mees, kes lõpuks jäi üksi, unustatud ja ilma vastusteta küsimustele, mis teda kimbutasid tema viimaste aastate jooksul. Aga tema lugu on meeldetuletus. Meeldetuletus sellest, et võim on habras. Et lojaalsus ei garanteeri kaitset. Ja et iga otsus, mida me teeme, mõjutab tuhandete inimeste elusid ja et need mõjud jäävad elama palju kaugemale, kui meie ise. Karl Vaino nimi võib olla unustatud, aga tema pärand elab edasi. Elab edasi nende inimeste mälestustes, kes kannatavad tema poliitika all. Elab edasi nende dokumentide lehekülgedel, mis on peidetud kuskil arhiivides. Ja elab edasi küsimustes, millele pole siiani vastuseid. Kas me saame kunagi teada kogu tõde Karl Vaino kohta? Või jääb ta igaveseks meheks, keda mäletatakse ainult poolikute lugude ja kadunud dokumentide kaudu? See on küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama. Aga üks asi on kindel, tema lugu ei ole veel lõppenud. Sest kuskil arhiivides, kuskil kellegi isiklikes märkmetes on veel saladusi, mis ootavad avastamist. Ja ühel päeval, kui aeg on õige, tulevad need saladused välja. Ja siis saame kõik teada tõde. Aga kuni selle ajani jääb Karl Vaino lugu meeldetuletuseks. Meeldetuletuseks sellest, mis juhtub, kui inimene usub süsteemi rohkem kui inimesi. Meeldetuletuseks sellest, mis juhtub, kui võim muutub olulisemaks kui tõde. Ja meeldetuletuseks sellest, et ajalugu ei unusta kunagi, isegi kui me ise tahaksime. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Karl Vainot veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idolite kohta.